No nii, tere ka minu poolt. Muuseas, see professor Eametsa vaoshoidmise lugu läheb edasi, mida Euroopas meie sisserändepoliitikast räägitakse, et kõigepealt hoiame vaos, siis paneme rakkesse ja lõpuks saadame Tapale. Ma loodan, et kui te tõlgite seda, siis te räägite kohanimedest. Aga praktiku poole pealt siis räägiks, millised on meie kontserni kogemused, räägime ju Euroopa kogemustest ja mille üle me siin Eestis südant valutame. Kõigepealt näitan teile ühte jälge. See on siis Eestist ja see on Ruhnu karu käpajälg. Ja siin on paslik tuua vist üks selline paralleel, et pagulastega, et pagulased on nagu Ruhnu karu, et hästi palju me räägime nendest, et keegi pole näinud. Aga nüüd maailma juurde, ehk siis Euroopa juurde ja mis G4S täna teeb. Kreekas on selline koht nagu Lesbose saar, kuhu maabub üle poole Kreekasse saabuvatest pagulastest ja sisserännanutest. Ja G4S koostöös kohalike mittetulundusühingutega seal siis just on keskendunud lastele ja laste siis selliste migratsioonikeskuse töö opereerimisele, kuna see on kõige suurem riskigrupp just esimestel päevadel, kui pered on lahus, võib-olla osad on hukkunud ja seal on siis risk just langeda siis inimkaubanduse ohvriks. Me räägime edasi siis kogemused pagulaskeskuste opereerimisel on meil veel Belgias, aga seal me pakume kõiki teenuseid. Kui me räägime valveteenusest ainult, siis neid on suisa 8. Ja kui me nüüd tuleme tööjõuturule integreerimise juurde, siis sellised reaalsed näited on Austria, kus me oleme värvanud 10 juba siis, kelle taotlus on rahuldatud Austrias sisserännanuid tõlkidena ja pannud neid tööle siis, või suunanud neid tööle sinna samusesse nendesse pagulaskeskustesse, kus me intervjueerime neid ja inimesi, kes sisse rändavad, ja siis tegelikult suuname neid siis vastavate ametkondade juurde. Nii et seal me oleme ka reaalne kogemus nüüd värbamise osas. Ja koostöös siis Suurbritannia siis erinevate riiklike asutustega meil on olemas selline G4S Work Program ja selle alusel me siis osutame Töötukassa teenused, ehk siis peaasjalikult Töötukassaga on meil seal kokkulepped ja seal me abistame siis sisserännanuid tööle asumisel. Demograafiast on palju juttu olnud, et rahvastik vananeb ja ettevõttesse on sobivaid töötajaid järjest raskem leida. Ja tulgu nad sealt Lõuna-Eesti metsadest või kust iganes, ma arvan, et need on kõvad faktid ja Toomase omad on veel paremad ja veel kõvemad selles mõttes, et meie siin arvestame tööealist elanikkonda, aga osaliselt seal tööealised elanikkonnast on ka õpilased ja vanem generatsioon, ehk siis tegelikult see statistika aastal 2040 on palju karmim. Aga kui me vaatame nüüd turvasektorit, siis circa 200 töökohta on siin täna nagu täitmata ja vakantsi. Ja seda ei ole tegelikult palju, et on olnud ka hullemaid aegu, sest nagu öelda, et töötuse tase Eestis täna on madal. Aga me peame vaatama tulevikku. Ja fakt on see, et ka lihtsamad tööd tahavad tegemist ja ütleme nii, et ainult pensionärid, direktorid ja spetsialistid meid 2040 nagu ära ei toida. Mis tööd need siis on? Et jah, tavaturvatööst ma räägin natukene hiljem, aga praegust juhiks tähelepanu, et meil on olemas mitmeid selliseid töid, kus kvalifikatsiooninõue ei ole väga kõrge
et te võite imestada, et kuidas turvatehnikul siis kvalifikatsiooninõuet ei pea olema. Muidugi peab olema tehniline taip ja peab olema jõud, et tõsta kaabrirull, et see varba peale ei kukuks. Et kõik muu on tegelikult õpitav. Ja mina leian, et üleüldiselt tuleks lihtsustada välismaalaste töötamist Eestis, et ükskõik, olgu ta siis pagulane, välistudeng või keegi kolmas, et siin need regulatsioonid on liiga karmid ja räägime nendest siis, et kui me neid loeme, siis Eestist jääb mulje, nagu meil oleks jõle hoolikalt võimalik valida, keda me siia tööjõuturule tahame saada. Nagu me valime neid mõlemad pagulaspered, keda me siia tahame tuua, aga tegelikult on asi nagu hoopis tõsisem, et reaalsus on see, et igat teist töökohta me peame tegelikult siia ühel hetkel kutsuma kedagi tegema. Ja need regulatsioonid täna on juttu olnud juba piirarvudest, ehk siis sellest samast sisserände kvoodist 0,1% rahvaarvust siis aastas, mis me pole sinna lähedale väga nagu jõudnud, aga psühholoogiliselt on see barjäär juba mõttetu seal minu arust ja siin ma olen peaministriga ühel nõul, et see tuleks nagu maha võtta. Me pole veel rääkinud, aga mis minu arust ka pärsib, on keskmise palga nõue erinevates sektorites, kus me siis, ja osaliselt on see siis isegi koefitsiendiga, et kui me võtame tööle väljaspoolt inimesi, siis me peame maksma 1,24 koefitsiendiga keskmisest palgast sellest sektorist ja osades sektorid siis keskmist, mis ka ei ole õige, sest et meie oma tööle võtame inimesi, kes tulevad ikkagi natuke õpipoisi rollis ja tänu oma oskuste omandamisele saavad siis tärne juurde, nagu öeldakse. Nüüd räägime turvatööst, et kui inimese tausta pole võimalik kontrollida, siis me teda turvatööle ei võta. Aga samas, kui me saame päritoluriigist usaldusväärsed andmed, siis miks ka mitte. Mis meid pärsib täna oluliselt, on keelenõuded. Ja sellest te olete ilmselt pressi jälginud siin Narva taksojuhtide näitel ja on teiski teenindussektorid, kus need nõuded on liiga karmid. Et võib-olla oleks aeg üle vaadata, millist sellist taset me nõuame, mis tasemel teenindaja on. Et siin ma ütlen küll, et turg võiks reguleerida, et kliendi suhe võiks reguleerida, ma toon näite ühest teenindusasutusest, see oli küll nüüd 10, isegi peale aastat tagasi, kus siis meie patrullitöötaja ja siis selle asutuse teenindaja olid sunnitud üksteisega rääkima eesti keeles, kuna selle asutuse siis juhtivtöötaja oli seal ja nõudis seda seal kõrval ja see oli natuke koomiline. Et neil oma elus tegelikult Narvas ei ole vaja, see juhtus Narvas, et seal tegu väga ei ole vaja oma vahel rääkida eesti keeles. Ärge saage valesti aru, ma arvan, et riigikeelt peab oskama ja ma arvan, et ka Narvas peavad inimesed oskama eesti keelt. Räägime nendest tasemetest ja töökohtadest, et mis tasemel, et kui me siia kedagi üldse tahame saada, siis loomulikult keeleõpe on väga oluline, see on üks esimesi asju, mida riik peab tegema, aga kas me peame selle nõude ja lati panema kohe nii kõrgele, et me sealt alt läbi jookseme, selles ma nagu kahtlen. Samamoodi on sisserännanutel, et selleks, et turvatööle tulla, ükskõik inimesed peab olema nagu olnud Eestis elanud vähemalt 5 aastat, ehk tal peab olema tähtajaline luba. Ja tegelikult siis tähtajaline luba antaksegi 5 aastaks, ehk siis sellest järgmine on siis nii-öelda elamisluba. Ja siin on jälle küsimus, et kas kõikide töökohtade osas on see vajalik ka turvatöös, et võib-olla piisab 3, kui me saame adekvaatset taustauringu andmed. Mingitel töökohtadel on see absoluutselt kindel, et mingitel töökohtadel lausa riik teeb meie eest ja meiega koos seda taustauuringut ja see on vajalik, et turvatöö tegelikult ikkagi seab teatud raamid, mida peab pidama.
Aga räägime nüüd ühest teisest huvitavast fenomenist, millest täna on ka juttu olnud, ehk siis kuidas meie ennast siin Eestis tunneme ja kuidas meie siis tunneme selle sisserändega seoses. Et siit üks huvitav fakt, et 2015. aasta teisel poolel me vaatasime oma ettevõttes siin Eestis, et üllataval kombel kasvas meie koduvalve liitunute arv, ehk siis inimesed, kes oma maju ja ka kortereid valvesse panid ja me ei osanud sellele fenomenile leida nagu lahendust ja see on tänaseni kõrge ehk teine pool aasta. Ja me hakkasime küsima klientide käest, et mis siis nagu on. Ja selgus, et on väike hirm. Hirm võõramaalaste ees, et see pani nagu mõtlema. Ja kui me vaatame nüüd need organisatsioonid, need Oodini käsilased või kuidas me need kutsume, et siis mina arvan, et see külvab rohkem paanikat, kui tegelikult tekitab turvatunnet. Et meil Eestis on väga võimekas politsei, kaitseliit, meil on olemas vabatahtlikkuse alusel, kus me saame kaitsta ja korda valvata ka abipolitseinikud, naabrivalve, aga on ka turvafirmad ja ühiskond täna tegelikult ootab turvafirmadelt natuke rohkem, kui me seda pakume ja kui me pakkuda saame. Et siin on ka erinevad ettevõtjad sellel teemal võtnud sõna pressis ja öelnud, et politsei on kaugenenud teatud piirkondadest Eestis ja turvaettevõtetel täna ei ole neid volitusi, et saaks seal korda valvata. Nii et see läheb küll natuke teemast välja, aga mõte on ikkagi selles, et me saaksime olla veel suuremad partnerid, kui meil oleks õigused ka avalikus korras tegelikult korda kaitsta ja kinni pidada inimesi, kes seal seda korda rikuvad. Nii et ei ole mõtet karta. Ja kui me võtame nüüd selle jutu kokku, siis sisseränne on vajalik ja sisserändanud on meile oodatud. Me saame nad tööle võtta ja regulatsioone muuta ja tegelikult võiks öelda nii, et juurde tuleb nii töökäsi, kui juurde tuleb tööd, aga igasuguste kaabakatega oleme me alati saanud hakkama, nii et ükskõik, me oleme valmis võtma inimesi tööle ja ka aitama valvata, kui vaja. Aitäh! Ma olen 5 minutit rutem valmis saanud, turvamehed on lühikese jutu mehed.